Tere, olen Tuuli Koitjärv. Täna me tutvume lähemalt võimalusega Learning-Upsi keskkonnas äppide kogumiku loomisega. Selleks valime viimasest tulbast vahendite alt äppide kogumik. Me võime vaadata siin näiteid, aga enda kogumiku hakkame looma siis sellest nupust, klõpsates loo äppide kogumik peale. Mina püüan teha ühte kogumikku lindudest, linnud. Kirjutan juhisesse tekstid, harjutused lindude teemal näiteks. Nüüd võib panna siia mõne pildi või teksti, kuid see ei ole kohustuslik ja mina jätan selle praegu panemata, see on selline pilt on selline väiksema suurusega ja pigem paneme siia äppide kogumik tekstina, et siis lihtsalt näha, kuidas ta kujunduses jääb. Ja nüüd hakkangi äppe koguma. Vali äpp. Ja nüüd, kas ma loon nüüd enda äpid kohe või otsin või panen kohe siia vajaliku. Nüüd, kuna minul on üks äppide kogumik juba loodud, siis ta näitabki siin kohe neid äppe, mis mul loodud on. Äppide kogumikku, milles need antud äpid siis esinevad. Aga kuna ka minu üks äpp oli lindudest, siis ma kasutangi seda äppi ja linnu laul. Seda saan ma ka pärast muidugi muuta ja täpsemalt vaadata. Nüüd lisan järgmise äppi, jälle valin äppi, aga nüüd ma enam enda oma ei kasuta, nüüd ma panen otsingusse linnud ja vaatan, mis ta annab mulle lindude, paigalinnud ja rändlinnud. Ja nüüd te näete, kui palju sarnaseid äppe on tegelikult olemas ja siia kuvatakse nüüd teile ka need äpid, mida luuakse kellegi teise tausta põhjal. Nii et on näha, et ühe äpi põhjal on siis tehtud ka teine äpp, kui luua äpp, et kasuta eelmist äppi oma äpi loomisel. Aga mina vajutan siis paigalind ja rändlind, soovin seda kasutada. Vaatan, kas see sobib mulle ja see sobib mulle ilusti, et selline pusle. Ja klõpsangi nupule kasuta ja pealkirjaks panen paigalind, rändlind ja järgmine element. Nii, eelmine äpp jäi lisamata. Jällegi otsin linnud. Mis siit veel põnevat lindude kohta leiab? Eesti laululinnud. Nii. Ja see mulle ka väga meeldib. Kasutan seda harjutust ja nupule kasuta. Ning pealkirjaks Eesti laululinnud. Ja kuna ma siin ühe juba enne veel kogemata klõpsasin, siis paneme siia ka ühe. Ja jälle. Kogemata valesti. Tahtsin valida siis otsingut. Linnud. Võtame siit see rändlinnud. Ja ongi mul juba praegu 4 erinevat harjutust. Siia võib veel lisada juurde. Nüüd aga paneme taustapildi ka. Ja taustapildiks võin otsida siis Flickrist, lingiga lisada või oma pildi lisada siia. Aga mina otsin siis Flickrist pildi linnud inglise keeles. Ja vaatan, kust ma siit leian näiteks selle lehe, sest ega seal taustal väga midagi välja paistma ei jää, et siin on sellised väiksemad linnud ja kasuta.
ja tagasisideks võin panna aitäh kasutamise eest ja lõpetaja näita eelvaadet. ja nüüd te näetegi, et ülesanne harjutused lindude teemal ja pealkiri, mis ma siis panin, oligi siin äppide kogumik tekstina. Et ma arvan, et seda pilti siia üles võib-olla on liiast lisada, aga oleneb maitsest. Kui ma olen sellega rahul, siis võingi oma töö salvestada. Hiljem ma muidugi lisan siia juurde veel. Ja nüüd tuleb see äpp mul avaldada. Ja valime siit teemat bioloogia. Linnud. Panen siia ka äppide kogumik. Määran ära kooliastmed ja saada vorm. Ja nüüd lähen tagasi oma äppide juurde ja näengi siin kenasti äppi, mida ma saan siis nüüd muuta, täiendada, kustutada. Ja lisaks alati saame ka tehtud äppe või kogumikke hinnata ja siin ma kutsungi teid üles, kui te leiate toredad äpid, siis märgistage need äpid kas 1, 2, 3, 4 või 5 tärniga, et selleks te peate siis klõpsama siin, kui tahate 5 anda 5. peal ja nii edasi. Et tore on tunnustada kolleegide tööd ja see aitab ka harjutuste otsimisel eelnevalt vaadata, missuguse hinnangu on teised kasutajad teie äppidele andnud. Edukat katsetamist ja äppide kogumike loomist!